Lugupeetud linnavolikogu, alustame volikogu 27. veebruari 2007 istungiga. Kõigepealt ma palun registreeruda nendel linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad anda üle eelnõusid, esineda arupärimistega. Nii. Registreerunud on Tarmo Lausing. Järgnevalt asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorras on meil üks päevakorrapunkt. Kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid? Ei ole. Siis panen hääletusele 27. veebruari 2007. aasta istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 30, vastu erapooletuid ei ole, on päevakord vastu võetud. Nii, nüüd asume ära kuulama sõnavõtte. Sõna saab Tarmo Lausing. Austatud esimees, head kolleegid, head külalised. Ma leidsin, et nüüd, kui kohal on nii palju kaameraid, on paras hetk anda ülevaade Haridus- ja Kultuurikomisjoni möödunud esimese aasta tööst ja tegemistest. Niisiis, perioodil 15. oktoober 2005 kuni 31. detsember 2006 toimus 25 Haridus- ja Kultuurikomisjoni koosolekut ja neist 6 olid erakorralised. Kokku vaadati komisjonis läbi 51 eelnõu. Haridus- ja Kultuurikomisjon oli 17 korral juhtivaks komisjoniks. Saaks vaikust saalis? Ma palun vaikust saalis, et kostuks ka välja esineja sõnavõtt. Haridus- ja Kultuurikomisjon toetas esitatud kujul 22 eelnõud. Haridus- ja Kultuurikomisjon toetas parandatud kujul 12 eelnõud ja hariduskomisjon ei toetanud eelnõusid 17. juhul. Lisaks sellele, et hariduskomisjon arutas läbi tema ette korraliselt toodud küsimusi, tegeles hariduskomisjon ka loomingulise tööga ja võttis endale selleks, et komisjoni liikmeid harida ette järgnevaid teemasid. Kohe esimesel istungil me kuulasime Haridusameti, Kultuuriväärtuste Ameti ja Spordi- Noorsameti kohta ülevaadet, mida andsid siis ametite juhatajad. Hariduskomisjonis räägiti koolivõrgu korrastamisest, vaadati üle koolist väljalangemise statistika ja põhjused. Meil oli päevakorral ülevaade huviharidusest. Külastasime Tallinna Lindakivi kultuurikeskust. Mitmel korral on olnud arutelul Tallinna Euroopa kultuuripealinn 2011. Haridus- ja Kultuurikomisjon on sellel perioodil algatanud ka ühe linnavolikogu eelnõu, selleks on Tallinna Keskraamatukogu raamatukogu bussi käivitamine. Käisime külas ka Kumus. Kuulasime ettekannet Tallinna hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö lähiperspektiivist. Käisime külas Kanutaja noortemajal. Meil oli ka ettekanne venekeelsete kuulmispuuetega inimeste koolitused Tallinnas ja külastasime Salme kultuurikeskust.
Ja nüüd ehk võib-olla minu ettekande kõige olulisem osa, kuidas siis sellel perioodil osalesid komisjoni töös erinevad komisjoni liikmed. Komisjoni esimees 25 korrast 24, Märt Sults 25 korrast 23, Paul Alekand 19 korrast, mil ta oli komisjoni liige, 15 korral, Arvi Altmäe 25 korrast 3 korral, Maria Beljatskaja 25 korrast 9 korral, Vladimir Belõi 25 korrast 14 korral, Maimu Berg 25 korrast 5 korral, Nikolai Dektarenko 10 korrast 6 korral, Kaia Jäppinen 25 13 korral, Kairi Kärner 6 korrast, mil ta oli komisjoni liige 2 korral, Kaja Laenmäe 25 korrast 23 korral, Üllar Lanno 25 korrast 17 korral, Lauri Leesi 25 korrast 24 korral, Matti Martinson 25 22 korral või korda, Toivo Moorast 25 komisjonist osales 18, Tiina Mägi on osalenud 5 komisjonist 3, Hanno Pevkur 25 10, Juri Poljakov 25 18, Linnar Priimägi 25 komisjonist 6 korral, Triinu Rajasalu 20 komisjonist 8 korral, Erika Salumäe 25 komisjonist 3 korral, Tiit Sinissaar 25 11 korral, Nikolai Stelma 25 13 korral, Jüri Trei 10 korrast 8 komisjonil, Natalja Vaino 25 17 korral, Ruslana Veber 25 korrast 22 korral. Härra Lausing, teie aeg. Ma paluks minuti juurde. Minuti juurde. Gennadi Vihman 25 17 korral, Ardi Volmer 25 korrast 4 korral. Nüüd, kui ma aasta alguses esinesin siin puldis eelnõuga, et arvata välja need liikmed, kes ei ole aktiivselt osalenud, siis sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Ardi Volmer soovis kindlasti edasi jääda ja lubas parandada oma osalemist. Kahjuks nüüd nendel 4 korral, mil on toimunud haridus- ja kultuurikomisjoni istungid uuel perioodil, Ardi Volmer ei ole saanud osaleda mitte ühelgi. Nii et ma kindlasti siit pöörduks kõigi poole, sealhulgas sotsiaaldemokraatide poole. Kahju, et Ardi Volmerit nüüd siin saalis ei ole, aga ma usun, et Jaak Juske kindlasti annab talle need mõtteterad edasi ja selle palve edasi, et kindlasti ootame ka Ardi Volmerit meie komisjoni. Ja võib-olla sellega ongi paslik siis, võib-olla on paslik ettekanne lõpetada selle üleskutsega, et osalegem kõik, mitte ainult haridus- ja kultuurikomisjonis, vaid kõigis linnavolikogu komisjonides edaspidi palju aktiivsemalt. Aitäh! Sõna on Peeter Marnal. Nii, ma oleks tahtnud eelmisele kõnele ühe küsimuse esitada ka, kas haridus- ja kultuurikomisjon on käsitlenud ka täna see päevakorra küsimus, kuna see on sügavalt harimatuse ja kultuurituse küsimus, millega me hakkame arutama. See oleks võinud nagu päevakorras olla. Aga ma kahjuks sain alles nüüd teada, et opositsioon on keeldunud osa võtmast, aga ma aina õigustuseks võin ütelda, et mind vist opositsiooni ridadest möödunud aasta visati välja, nii et ma ei tea tegelikult, kus ma olen. Minu keegi ühendust ei võtnud, sellepärast mulle siin. Aga küsimus on minu meelest selles, et kui ma väikse poisina läksin kooli, ma läksin reaalkooli 1. september 1946, siis see niinimetatud mälestusmärk, mis oli puust obelisk ja millel oli punane viisnurk peal, ei paiknenud mitte selle koha peal, kus praegu see paekivist ehitist on, vaid kui paekivi ehituse poolt tulla, siis kus on see asfaldiga kaetud sõidutee, siis 1/3 sellest sõidutees selle asfaldi all ja selle koha peal oli see obelisk. Seda ma mäletan päris täpselt. Ja minul on niisugune küsimus niimoodi, et keegi on üldse selgeks teinud, et kas seal on
see obelisk tähistab neid haudasid ja kas need hauad on üldse olemas, siis minu mäletusmärgi järgi, kui seda teed laiendati, seal tehti mingust asju ja võeti need kondid välja, kas need haudasid üldse seal on, kas on tegemist sõjahauaga või on lihtsalt mälestusmärgiga. Minu eest seda pole keegi selgeks teinud. No poisikese mälu on hea, vanal inimesel on just meeles need asjad, mis kunagi ammudel toimusid, see, mis eila on, see on meelest ära läinud, aga see, mis üle 60 aasta tagasi toimus, see on nagu hästi meeles. Ja minu meelest on kõige suurem viga see, et meie linnapead, et kadunud linnapea Tamm ei suutnud seda teoks teha, mida kadunud lugupeetud president Lennart Meri kunagi tegi selle obelistiga ettepaneku teinud. Kui me oleks siis teinud, mida sügavalt haritud inimene ettepaneku tegi, et sellest asjast teha sõjast langenud inimeste mälestusmärk, poleks meil täna siin olema vaja koos olla ega poleks siin vaja õhutada erinevate poolte vahel vihavaenu. Muud ma ei tahagi öelda, ma loodan, et järgmised linnapead ja järgmised tegevused enne mõtlevad, mida nad teevad ja inimesed enne mõtlevad, mida nad ütlevad. Tähendab see, kus me täna oleme, see on mõtlematute inimeste mõtlemata tegevuse järjekord. Nii, nüüd me võime asuda päevakorra juurde ja ma palun siia praegu saalis oleva kõige vanema volikogu liikme Margarita Tšernogorova. Jätkame tööd, härra Toomas Vitsut, palun, teie ettekanne. Aitäh. Head volikogu liikmed, lugupeetud eesistuja. Teie ees on linnavolikogu otsuse eelnõu, mille sisuks on taotleda Riigikohtult sõjaaudade kaitseseaduse paragrahv 8 lõike 2 ja paragrahv 9 lõike 4 tunnistamist põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikogu võttis 10. jaanuaril 2007 vastu sõjaaudade kaitseseaduse, mille Vabariigi president kuulutas välja 11. jaanuaril ning seadus jõustus 20. jaanuaril 2007. Vastavalt põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse paragrahvile 7 on kohaliku omavalitsuse volikogul õigus pöörduda Riigikohtusse taotlusega tunnistada välja kuulutatud ja jõustunud seadus või selle säte põhiseadusega vastuolus olevaks, kui see on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega. Seaduse põhjalikum analüüs paraku sellisele vastuolule põhiseadusele viitabki. Eelnõu ettevalmistamisel on kasutatud advokaadibüroo Aivar Pilv juriidilist arvamust sõjaaudade kaitseseaduse vastavusest põhiseadusele. Põhiseaduse paragrahv 154 lõige 1 sätestab, et kohalikul omavalitsusel on õigus otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi, tegutsedes iseseisvalt seaduse alusel. Nii nimetatud paragrahv kui ka kogu 14. peatükk sätestab kohaliku omavalitsuse põhiseadusliku garantii ehk normide kompleksi,
mis reguleerib kohaliku omavalitsuse ja riigi suhet. Selle garantii üheks osaks on kohaliku omavalitsuse õigus kohtulikule kaitsele ehk tema kaebeõigus. Milles siis seisneb eelnõu algataja seisukoht, et nimetatud seadusega on rikutud kohaliku omavalitsuse otsustusõigust? Kõigepealt sõjahaudade kaitse seaduse paragrahv 8 lõige 1 reguleerib säilmete ümbermatmist juhul, kui sõjahaud asub ebasobivas kohas ning seadus annab loetelu nendest kohtadest, mida seadusandja peab ebasobivaks. See on pargid, muud haljasalad ja hooned, tiheasustusega aladel väljaspool kalmistuid ja muud kohta, mis ei võimalda sõjahaua väärikat kohtlemist. Selle lõike alusel määrab koha ebasobivuse sõjahaudade komisjon. Minu kui antud eelnõu esitaja jaoks on problemaatiline aga sama paragrahvi lõige 2, mille järgi otsustab Vabariigi Valitsus sõjahauas asuvate säilmete ümbermatmise juhul, kui haud ei asu küll ebasobivas kohas seaduse paragrahvi 8 lõike 1 mõttes, aga ümbermatmine on muul põhjusel avalikes huvides. Sama lõike järgi otsustab Vabariigi Valitsus koos säilmete ümbermatmisega ka hauamonumendi teisaldamise. Selles sättes näen ma otsest puutumust ehitus- ja planeerimistegevuse korraldamisse kohaliku omavalitsuse poolt. Samuti on alust arvata, et seaduse paragrahv 9 lõige 4, mis sätestab, et juhul, kui tegemist pole sõjahauaga, otsustatakse säilmete ümbermatmine ja hauamonumendi ja tähiste teisaldamine samas korras kui sõjahaua puhul ehk Vabariigi Valitsuse poolt, on samuti vastuolus omavalitsuse põhiseaduslike garantiidega, ehk siis jällegi minnakse mööda kohaliku omavalitsuse otsustuspädevusest. Kokkuvõtteks seaduse seletuskirjas tuleneb, et seadusandja on seaduse vastuvõtmisega püüdnud täita Eesti Vabariigi kohustust tagada Eesti territooriumil peetud sõjategevuses hukkunute säilmete kaitse ja väärikas kohtlemine. Selle aluseks on võetud Genfi konventsioonide 1977. aastal vastu võetud esimese lisaprotokolli artikkel 34, kuid konventsiooni esimese lisaprotokolli artikkel 34 ei ole hauamonumendi või tähise teisaldamist säilmete ümbermatmise korral selgesõnaliselt ette näinud, seega ka vajalikuks pidanud. Seega on seadusandja säilmete ümbermatmise sidumisel hauamonumendi teisaldamisega olnud ebajärjepidev esimeses lisaprotokollist tulenevate kohustuste täitmisel ning tekitanud seaduse vastuvõtmisega olukorra, millest
tulenevalt võib lisaprotokolli täitmine teatud olukordades kaasa tuua karistusõiguse normi rikkumise, mis on iseenesest vastuolus välislepinguga. Samuti pole selge ja esimesest lisaprotokollist ei tulene, miks on vaja ilmtingimata piirata omandiõigust. On ju hauamonument või tähis kinnisasja oluliseks osaks tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvist 54 lõikest 1. Kuna eelpool nimetatud seaduse sätted, see on seaduse paragrahv 8 lõige 2 ja paragrahv 9 lõige 4, on imperatiivse iseloomuga ja ei jäta võimalust hauamonumendi või tähise teisaldamata jätmiseks säilmete ümbermatmise korral, siis on alust väita, et juhul kui hauamonument ei asu riigimaal, on tegemist omandiõiguse ebaproportsionaalse piiramisega ja seadusega sekkutakse kohaliku omavalitsuse otsustuspädevusse. Sõjahaudade kaitse seaduse regulatsioon on teatud olukordades ebaproportsionaalselt sekkuv valla või linna ehituspädevusse. Selgitan, kuna hauamonument on ehitis, täpsemalt rajatis ehitusseaduse paragrahvi 2 lõike 1 ja paragrahvi 3 tähenduses, siis on selle teisaldamiseks ja lammutamiseks vaja kohaliku omavalitsuse nõusolekut ehk ehitusluba tulenevalt ehitusseaduse paragrahvist 22 lõike punktist 4. Kuigi enamuse hauamonumentide või tähiste puhul on tegemist väikese pindalaga rajatistega, siis ei saa neid sellegipoolest pidada väikeehitisteks, mille lammutamiseks või teisaldamiseks pole ehitusluba vaja, sest neil on ilmselgelt avalikkusele suunatud funktsioon ja see välistab nende klassifitseerimise väikeehitiseks. Lähtudes eeltoodust teen ettepaneku esitada Riigikohtule taotlus sõjahaudade kaitse seaduse paragrahv 8 lõike 2 ja paragrahv 9 lõike 4 kehtetuks tunnistamiseks nende vastuolu tõttu põhiseadusega. Ja lugupeetud linnavolikogu, ma palun teil seda eelnõud toetada. Ja palun esitada küsimusi. Ei näe küsimusi, arvamusi, ettepanekuid. Ei ole. Aitäh. Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova. Head kolleegid, eile 26. veebruaril erakorraline õiguskomisjon arutas seda eelnõu ja toetas seda. 5 poolt, 1 vastu, 3 oli erapooletuid. Aitäh. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Rein Ratas. Austatud proua Tšernogorova, öelge palun, kas tekkis õiguskomisjonis ka diskussioon, eriti justkui pidada silmas, et ilmselt sõjahaudade kaitse seaduse paragrahv 8 lõige 2 ja samuti paragrahv 9 lõige 4 imperatiivsest sõnastusviisist ei tulene kaalutlusvõimalust hauamonumendi või hauatähise teisaldamata jätmiseks säilmete ümbermatmise korral. Ja sellepärast võib väita, et tegemist on omandiõiguse ebaproportsionaalse piiramisega. Kas oli diskussiooni sel teemal või arvamusi sel teemal? Ja, lugupeetud kolleeg, kõigepealt mul on
ülesanne üle anda siia volikogu saali meie komisjoni otsus. No ma võin teile öelda, et meil eile võttis osa selles komisjonis koosolekust härra Reinsalu, kes meil on põhiseaduse komisjoni Riigikogus, ja tema eriti mingisugust diskussiooni meil ei olnud. Me toetasime seda eelnõu esitatud kujul. Tema hääletas vastu. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Peeter Mardna. Kui küsimus, kas on juriidiliselt või füüsiliselt tõestatud see, et need säilmed seal hauas on olemas, et see või ei ole? Kui ma loen seda seadust, mille kohta me täna räägime, ma võtsin kaasa seda seadust, see on paragrahv 8.2 ja 9.4. Mul jätab niisugune mulje, see on minu isiklik juba arvamus selle kohta, jätab niisugune mulje, et see nagu kommunaaljuhend. Me võime teha nii, võime natuke teistmoodi. Ja mina isiklikult leian, et see on täitsa õige mõte pöörduda Riigikohtusse selleks, et üldse võtta ikka alust tegemiseks seal koha peal, kui neid on vaja midagi seal teha. Peeter Mardna, teine küsimus. Tähendab, minu küsimus saadi just valesti aru, tähendab, kui me räägime sõjahauast, eks ole. Kas sõjahaud on sõjahaud, kui langenute säilmeid seal hauas ei ole, on hauakoht ainult? Minu küsimus on olemas, kas hauakoht ja seal sees olevad säilmed on olemas või ei ole? Kas sellele on mingisugune ühene vastus siin Eesti Vabariigis olemas? Mul on väga kahju, et ma ei oska teie küsimusi peale vastata, sellepärast, kui ma loen seda seadust, mis on meil, kui haua puhul on olnud põhjendatud kahtlus, et see on sõjahaud, kuid on selgunud, et sõjahauga siiski tegemist ei ole. Ma teile ausalt ütlen, ma eriti ei saa aru, mis seadus see on. Kui ta on, võib-olla ei ole. Ma ei tea, ma ei oska. Sellepärast ma ausalt leian, et me peame pöörduda Riigikohtusse. Rohkem küsimus ei ole. Kaasettekandjale aitäh. Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna võtta? Keegi sõna võtta ei soovi. Ka muudatusettepanekuid ei ole antud eelnõule laekunud, aga kuna nimetatud eelnõu vajab vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 45 lõikele 5 vastuvõtmiseks linnavolikogu koosseisu häälte enamust, viin enne lõpphääletust läbi kohaloleku kontrolli. Kohal 34 linnavolikogu liiget. Panen lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu taotluse esitamine Riigikohtule. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 33, vastu kedagi ei ole, üks erapooletu, on otsus vastu võetud. Kuna rohkem meil päevakorras punkte ei ole, on volikogu istung läbi.
jõudis ka jõudnud. Ma nüüd katsun väga kokku saada.